Istume siin mõnusal detsembrikuu õhtul koos Jannega ja mul on hea meel siin olla, sest Janne siis on paarisuhte terapeut ja olles ka paaridega teinud koostööd ja kuulanud neid lugusid, siis tihtilugu mul jääbki tunne, et meil puuduvad teadmised iseendast ja kui tekivad keerulised olukorrad, siis ka sellest, et kuidas siis neid keerulisi olukordi paarisuhtes lahendada. Nii et mul on väga hea meel, et me istume siin koos Janne Kantsiga. Ja Janne, sina oled ju paarisuhte terapeut. Tere tulemast! Tere, jaa, olen. Ja tõesti hästi põnev on, ma olen seda tööd teinud nüüd juba 17 aastat ja iga kord on midagi avastada, et inimesed on nii huvitavad ja nii põnevad ja nende seest on nii palju leida. Ja. Et me hea meelega arutaks täna natukene sellest teemast, see on nii suur ja lai teema. Ma loodan, et tekivad mingid põnevad mõtted. Ja, et te saate siis uusi ideid, uusi mõtteid, kuidas siis keerulistest olukordadest edasi minna, sest paarisuhe on ju, mina ütlen, et paarisuhe on arengukiirtee ja paarisuhe on ka mingis mõttes ainult julgetele. Et kui me läheme paarisuhtesse, siis ühel hetkel, kui see armumise faas on möödas, siis ju tegelikult hakkab kõik see päris olemus meis esile tulema. Ja kuidas siis nendes mingis mõttes ka haavatavates olukordades ja keerulisemates olukordades jääda kokku, mitte minna lahku. Ja mitte ära joosta ja mitte olla kogu aeg nagu kotid pakitud ja valmis minekuks, et kuidas siis päriselt neid olukordi, konflikte, erimeelsusi lahendada. Et sellest me siis proovime täna natuke arutleda. Aga et minna liikvele, siis me otsustasime, et me saame minna liikvele väga erinevates kohtades, nii nagu sa ütlesid, see teema ja see valdkond on niivõrd laia. Aga me läheksime täna liikvele sellest, et mis üldse on meie baasvajadused. Et kui tihti me üldse ei teagi, et mis on need vajadused, mis peaksid olema täidetud, et üldse edasi liikuda või et üldse paarisuhe ka normaalselt toimiks. Sest sageli inimesed tulevadki teraapiasse või mitte isegi kui tule teraapiasse, vaid nad tunnevad, et lihtsalt neil on nagu mingi probleem või kuidagi on paha olla. Väga raske on aru saada, mis asi see on. Et siis on hea tõesti natuke endasse vaadata, et mis on siis päriselt oluline. Meil on palju asju, mida võiks olla teisiti. Ilm võiks olla ilusam ja raha võiks olla rohkem ja sõpru võiks olla rohkem. Aga kõik asjad võib-olla pole nii olulised. Mis on see baasvajadus, mis pidevalt kogu aeg tekitab rahulolematust, tekitab konflikte ja võib-olla tekitab ka mingisuguseid erinevaid probleeme elus, mis on selle baasasjaga seotud. Et alustame siis kuskilt kohast. Ma arvan, põhiline asi, mis on turvalisuse tunne. See turvalisus väljendub väga erinevates valdkondades inimeste jaoks. Ja erinevatel inimestel on ka turvalisuse vajadus erinev. Ja mis on üldse turvalisus minu jaoks või tema jaoks ka. See võib olla väga erinev. Aga põhilised konfliktid hakkavad hästi palju sellest peale, et esiteks erinev arusaam turvalisust ja mis see on. Näiteks, mis sinu jaoks on turvalisus? Minu jaoks on turvalisus see, et need asjad, meie suhe on läbipaistev, et me saame päriselt rääkida asjades ka keerulistel teemadel ja me oleme need asjad ära rääkinud, lõpuni rääkinud. Et see tegelikult loob minu jaoks turvalisuse, et keerulistest asjadest on võimalik rääkida. Ja ilma, et keegi kohe ütleks, et mul on kotid pakitud ja kui sa ei ole minuga nõus, siis ma lähen ära. Ja just, et kui ma vaatan oma ka varasemat elu, kui ma olin noorem ja mul võib-olla ei olnud nii palju teadlikkust, siis tihti lugu näiteks mu mõttemuster oli see, et aga ma lähen siis ära. Kui elu läheb keeruliseks, kui suhe läheb keeruliseks, ma lähen siis ära. Aga nüüd praeguses hetkes ma olen teinud teadliku valiku, just teadliku, et isegi siis, kui on keeruline, ma jään kohale. Ja see võib tõesti inimeste puhul väga erinevalt väljenduda. On inimesed, kelle jaoks võib-olla see materiaalne turvalisus on millegi pärast just ka väga oluline. Siis kindlasti see, kui palju ma võin üldse usaldada. Kas ma saan olla selline, nagu ma olen? Kas ma võin mõnikord olla üldse
väsinud või mind lükatakse eemale. Sest et me mõlemad õpime kehapsühhoteraapiat ja ma ilmselt toon päris palju näiteid sellest ka täna ja sina ka, et kehapsühhoteraapias mulle hästi meeldib, kuidas seal eristatakse varajast ja hilist faasi. Et tavaliselt varajane faas on see, kes kardab, et teda maha jäetakse ja ta üritab võimalikult palju ennast alla suruda ja meelepärane olla ja teise inimese jaoks asju teha, sest et tal on hirm, et kui kaaslane läheb ära, et mis temast siis saab. Aga hiline on see, kes ütleb nii, kui sa nii ei tee, nagu mina tahan, siis ma hakkan minema ja siis tema rohkem nagu on selline nõudlik ja peale surub. Just. Et need on need erinevad väljundid, mis siis juhtub, kui nad ei koge turvalisust. Kuigi mõlemal on tegelikult see hirm jääda sellest kontaktist. Aga nad väljendavad erinevalt. Väljendavad erinevalt. Ja, et kas siis kõigepealt teilt üldse mõista, mis on see minu turvalisuse vajadus või mis on see, mis muudab suhte minu jaoks turvaliseks. Võib-olla, et mõista, et kuidas ma käitun erinevates olukordades, kas ma siis nagu teenindan hirmust ja olen hea naine oma mehele või ma olen väga nõudlik, et kas selle põhjal saab hakata edasi liikuma? Ma arvan, et see on see, et ma hakkan mõtlema, kuidas see siis väljendub, kui ma ei koge seda, et mida ma siis selle peale teen. Kas ma tõmbun eemale, on üks variant. Teine variant on see, et ma hakkan võimalikult palju teenindama ja ennast alla suruma. Üks variant on see, et ma muutun nõudlikuks, ma trambin jalgu, ma ütlen, et ma lähen ära, ma hakkan ähvardama, et need on need reaktsioonid sellele. Aga see vajadus, see tuvastamine, see peaks olema teisest kohast, et ma tõesti saan aru, mis on minu jaoks oluline ja tähtis. Et kogeda turvatunnet. Näiteks turvatunnet, jah. Aga paariteraapias on veel teised baasvajadused ka, millest paljud räägivad, on see, et tõesti sageli, mida vajatakse teadmist, et mina olen sinu jaoks oluline ja tähtis. Samamoodi see võib väljenduda erinevates asjades. Kas see tähendab seda, et sa ei suhtle teiste vastassoost inimestega? Kas see tähendab seda, et sa ütled mulle ilusaid asju? Kas see tähendab seda, et sa aitad mind kodutöödes? Aga et see on midagi, mille järgi mina saan aru, et ma olen sulle tähtis. Ja siis on veel üks vajadus, mida hästi sageli tuleb esile, sageli rohkem meeste puhul on see, et kardan, et ma ei ole sinu jaoks piisavalt hea. Et ükskõik, kui palju ma midagi teen su jaoks, mul on kogu aeg siuke tunne, et sul on veel ja veel ja veel nõudmisi, et ma ei ole sinu jaoks nagu tegelikult piisavalt hea. Ja sellises minu arust paarisuhte dünaamikas need nõudmised ühe partneri poolt aina suurenevad. Et mida rohkem see paariline siis täidab teise nõudmisi, seda nõudlikumaks see teine pool muutub. Kas oled seda ka pannud teraapiates tähele? Olen pannud tähele küll, et üks hea siuke Facebooki nali, mis mulle hästi meeldib, on see, et kogu aeg on olnud küsimus, et mida siis need naised lõpuks ometi tahavad. Ja tuli välja, siis Šveitsi Vitamiini Instituudi teadlased tegid lõpuks ometi selgeks, et mida nad tahavad. Ja tuli välja, et naised tahavad midagi muud. Ja see on nagu alati nii. Et see on nali, aga tegelikult on see vahest tõsi ka. Ja iseenesest, kui meile kehapsühhoteraapia juurde tuleme, et siis on see hiline sümbioos, kellel on kogu aeg nagu rahuldamatuse tunne ja ta tegelikult ei saa aru, mis asi see on. Ja ta koostab kogu aeg nimekirju sellest, milline partner peaks olema, kui palju ta raha peab teenima, kuidas ta riides peab käima, kas ta peab oskama, ma ei tea, igasuguseid meeste töid teha, ta peab oskama mida iganes. Ja ükskõik kui... See nimekiri kogu pikeneb. See pikeneb, nagu ta tahab midagi muud. Ja tegelikult on see, et ta peab aru saama, et ta partner ei ole selleks, ta ei ole nagu mingi soovide automaat. Et armastus ei tähenda seda, et kõik minu vajadused rahuldatakse. See inimene peab tulema välja oma sellest nõudlikust, selle faasist. Ja siin on nagu selline, et ta peab ühest küljest saama aru, et mis on päriselt see põhiline asi, mida ta vajab, mitte kogu see nimekiri ja väljendama seda ühte soovi, tal on õigus oma soovidele ja seda ei saa teha nõudlikul viisil ja sellisel, et kui sa ei tee, mis siis kõik juhtub. Ja teisest küljest peab tegelikult võtma ikkagi vastutuse ja saama täiskasvanuks, et see ei tuleks sellise egoismi pealt, sest et selline inimesel, tal on sellist nartsissistlikku kalduvust
ja ta näeb ainult nagu neid oma vajadusi ja ta ei näe sellel hetkel, kui ta on oma vajadusest imestatud partnerit. Tegelikult on ise ka natuke hädas. Ta saab aru, et ta käitub nõmedasti. Kui ta käest küsida, et kas sa saad aru, kuidas sa käitud, tegelikult ta saab. Ja tal on isegi kohati nagu see tunne, et näed, jälle ma läksin nõmedaks, jälle ma vingusin, jälle ma tegin etteheiteid. Ma ei taha selline olla. Tegelikult ta ei taha selline olla. Ta teeb õnnetuks selline käitumine, selline nõudlikkus, et võib-olla korra nagu peatuda ka sellele, et me räägime siis praegu kehapsühhoteraapiast ja seal on erinevad struktuurid vastavalt arengutele, siis kui laps sünnib ja algab juba siis ka ema üsas nii-öelda. Ja kui need vajadused tema arenguetappides on jäänud rahuldamata, siis ta jääbki nendesse struktuuridesse nii-öelda kinni. Ja sa siis kirjeldasid hilist sümbiootikut, kellel on meeletu suur vajaduste list, mis igapäevaselt aina suureneb ja suureneb ja see nõudlikkus kasvab. Ja tegelikult, kui see paariline siis neid vajadusi rahuldab ja proovib olla nii-öelda hea partner, siis see tegelikult seda täidetuse tunnet, nii-öelda see sümbiootik ei tunne mitte kunagi, kuna see anumeel ei ole põhja all nii-öelda. Partner tavaliselt kirjeldab sellist kaaslast, et ta kogu aeg näeb seda, mis on valesti. Et on kuidagi orienteeritud sellele, et mis peaks olema õigesti, mis peaks olema õigesti. Ja nagu ma ütlesin, me ei taha nagu talle etteheidet teha, ta on nii hädas sellega. Aga et siin on ka see lahendus, et ta peab nagu võtma selle vastutuse, et jah, mul on kõik need vajadused ja ma pean ise ka võtma vastutuse enda eest, et ma ei saa kogu aeg süüdistada ja kogu aeg nõuda ja kogu aeg nagu leida seda, mis teises on valesti. Palju kergemaks läheb asi, kui ma mõtlen, aga ma saan ju ise ka neid teha ja ma võtan endalt selle pinge ära ja teisalt selle pinge ära ja leian ise need lahendused. Ja teine asi, mida ta tegema peab, on see, et kui partner annab talle midagi, siis ta päriselt võtab vastu, sest tal on väga raske ka vastu võtta. Sest et tal on see lapsepõlve haam, millest sa rääkisid, see, et ta on pettunud oma vanemas, siis emas või isas, kes pole teda armastanud nii, nagu ta tahab ja seetõttu ta peab kogu aeg teda eemale lükkama ja kogu aeg testima. Just. Et see hea lahendus on siin see, et tegelikult minu vajadus, kui see on selline, mida partner saab rahuldada, et seda on võimalik rahuldada ka ilma mingi draamata ja eemale tõukamiseta. Et see tuleb siis leida, et on nagu mingi konkreetne asi, võib-olla, et minna konkreetsemaks, võib-olla ma toon mingi näite, et ta ei pea olema nagu kõiki asju tegema, et tal on hästi oluline leida, et mis see konkreetne asi on. Kui mina tahan tõesti tunda seda, et ma olen armastatud, et mis asi on see konkreetne asi. Näiteks minu puhul võib-olla, ma mõtlen mingi kliendi näite, et see konkreetne asi võib olla see, et ma tahan, et kui sa tuled töölt koju, et siis sa küsid, kuidas mul päev läks. Isegi kui sulle seda vaja ei ole. Ja kui sa küsid, kuidas mul päev läks, siis ma saan aru, et ma olen sulle oluline, ma saan rääkida oma selle loo ära. Ja nüüd ma tunnen, et jah, et ma olen sulle et sa oled ma olen sulle tähtis. Ja sa oled märganud mind. Aga et see on tegelikult hästi oluline koht sellises dünaamikas, et sa hakkad mõistma, et mul on väga palju vajadusi ja nii nagu sa ütlesid, et ma ei pane seda vastutust oma partnerile, vaid ma võtan ka vastutuse ise, et ma hakkan neid vajadusi ka ise täitma. Et näiteks, et kui mu vajadus on see, et mu partner iga õhtu teeks mulle massaaži, siis ma tunnen ennast armastatuna, siis vahepeal ma lähen ja käin massaažis, et seda puudutuse vajadust täita. Et see on ka minu nii-öelda kohustus, et ma täidan oma vajadusi. Ja. Ja mis on veel oluline siin, mida minu meelest see hiline sümbiootik peab õppima, nägema enda kõrval ka teist inimest, et ta ei keskenduks ainult oma vajadusele. Sellepärast, et siis võib tõesti tekkida teisel poolel see tunne, et mina olen siin ainult selleks, et sinu vajadusi rahuldada. Ja see on arengukoht. Ja tegelikult on päris hea tunne, kui ma hakkan mingil hetkel avastama, kui nii hea tunne on teisele lihtsalt niisama midagi anda, mitte sellepärast, et ta peab mulle vastu andma. Ma tajun seda, et ma kasvan suuremaks, ma olen
avatum ja ma saan kogeda seda nagu suuremat armastuse võimet. Ma lihtsalt annan ja nii hea on lihtsalt anda. Aga see väljend ütlesid ka, et sellised inimesed on natuke nartsissistlikud, et nad tegelikult ei näe seda oma paarilist, vaid nad näevad seal kui tema soovide täitjat. Et näiteks kui sinu juurde tuleb selline paar, kuidas siis üldse sellel inimesel anda mõista, et näed ka sinu paarilisel, kes kogu aeg sinu soove täidab, on samamoodi vajadused. Et võib-olla sul on näiteks mingit elulist näidet tuua, et kuidas siis üldse sellistest kohtadest edasi liikuda, et võib-olla praegu siin inimesed kuulavad ja tunnevad ära selle paari suhte dünaamika, et näed, et meie suhtes see nii ongi, et kuidas siit nagu edasi liikuda, kuidas seda kohta hakata tervendama. Paariteraapias on seda hea teha, sellepärast ma alati tahangi, et paar tuleks alati koos kohale, et eraldi olles ongi meil ainult üks lugu ja me teist ei näe, et hästi oluline on, et mõlemad partnerid saavad seda tunnet, et neid on nagu nähtud selles kohas, kus nad on. Ja kui ma võib-olla annan alguses selle peegelduse ja mõistmise sellele ühele poolele, kes tunneb, et tema vajadused on rahuldamata ja näen teda seal tema valukohas ja võtan ta seal kohas vastu sellisena, nagu ta on, siis hästi oluline on, et ma samal ajal näen ka seda teist inimest ja seda tema valukohta. Sageli selle partneri valukoht on see, et teda ei austata ja ta ei ole piisavalt hea. Ja see, kes kogu aeg teenindab. See, kes kogu aeg teenindab, jah. Ja ta on tõmmanud juba lukku ja võib-olla ta enam ei räägi. Ja tal on, mis on ka keeruline, et kui ta kogu aeg kogeb seda, et ta ei ole piisavalt hea, siis ta lõpuks ei suudagi enam rääkida. Ei väljendagi midagi, ta ongi lukus, ta põgenebki oma, ma ei tea, kas siis arvuti taha või sõpradega kuhugi sauna ja tegelikult see naine ütleb, et aga räägi siis, mis sul on ja ta enam ei suudagi. Ja tegelikult siis see sümbiootiline partner aina nõudlikumaks muutubki, kuna teine partner hakkab temast eemale tõmbuma, hakkab kaugenema, kuna tema on juba, ta on juba sellises kohas, et ta tunneb, et ta ükskõik kui palju ta teeb, ta on täiesti väärtusetu ja ma ei suuda kunagi oma kallima anumat täita. Ja see ju tekitab veel selles partneris, selles nõudlikus partneris veel suurema nõudlikkuse. Kas see on nii? Jah, see on nii, sellepärast, et tema vajadus on täitmata. Ja nüüd on hästi oluline, et teraapias ta kuuleb seda, kuidas terapeut tegelikult mõistab ta seda kaaslast. Ja siis neil on hästi sageli üllatus. Ma ei teadnudki, et sinul nii on. Ja kui ta seda kõrvalt kuuleb, siis tal on ise pärast palju lihtsam ka minna sellesse mõistmisesse, et me saame alati teha, me teeme teraapias tavaliselt ka selle dialoogi, et see siis, et mõlemad pooled saavad olla selles rollis, et ma kuulan ja mõistan. See võib olla natukene esialgu keeruline, aga see dialoog aitab minna nagu sügavuti sellesse kohta. Ja üks asi, mis siis, kuhu tavaliselt jõuame, on see, et minul on valus ja sinul on ka valus. Mina tunnen, et minu vajadust ei nähta ja sina tunned, et sinu vajadust ka ei nähta. Et me mõlemad oleme oma valus ja sageli sealt alt tuleb välja, et meil on ikkagi see üks baasvajadus. Me mõlemad tahame tunda, et me oleme olulised. Et selle koha peal oleme me sarnased. Nüüd lihtsalt, kuidas see väljendub, on natukene erinev. Just, ja kui võib-olla see teenindaja ongi selline mitte nii nõudlik, siis tal on ju, see on loomuomane, et ma surun siis oma vajadused alla, kuna see teine on juba nii nõudlik, et ma ise tunnen, kui mul oleks selline partner vastas, kes väga nõuaks, kuna mina olen selline, ütleme, varajasem struktuur, eks ju, leebem mingis mõttes, siis ma ühel hetkel, ma sulguksingi täielikult ja ma ei suudaks väljendada oma vajadusi. Et see on jah keeruline kohta, aga mul on nii hea meel, et sa ütled, et see paari suhte või paariteraapias on võimalik neid kohti inimestele peegeldada. Ja siis kes on selline nõudlikum, et ta saab aru, et tegelikult ta ei saa ju siis kõike seda oma paarilise peale panna. Et ta võtab ka vastutuse selleks, et oma vajadusi täita ja seal kehapsühhoteraapias on väga palju erinevaid praktikaid ja tehnikaid, mida inimesele anda ja just seda, et ta saab hakata ise neid tegema. Ja tegelikult tekib see tunne, et kui mõnus, ma tõesti saan ise ka hakkama, sellepärast, et
nagu ma ütlen, tegelikult see inimene tahab sealt välja tulla, ta kukub jälle tagasi, sest et talle tundub, et ma ei oska, mul ongi vaja seda partnerit, et saada oma vajadused rahuldatud. Aga kui ta saab selle kogemuse, et ma saan ise ka hakkama, siis ta hakkab seda järjest rohkem tahtma. Ja mis on siin hästi oluline, nagu lapsel kasvades ka on see uudishimu. Kui põnev, ma saan ise ka, maailm läheb nagu palju suuremaks ja laiemaks ja ma tulen välja sellest tunnel nägemisest, kuidas mul on see vajadus ja sa pead seda sellisel viisil täitma ja maailm läheb nagu avatumaks. Ja, aga kui me rääkisime, mis on siis baasvajadused, et hästi oluline on turvatunde vajadus, siis on see, et mu partner näeb mind, imetleb mind ja armastuse vajadus. Ja kui need vajadused ei ole täidetud, siis tekivadki sellised rahuldamata vajadused, eks? Ma ühe lisaksin veel sinna juurde, mis on sama tähtis, on autonoomia vajadus, et ma tahan olla mina ise. Ja ma kardan, et kui ma lähen liiga sellesse suhtesse sisse, et siis ma kaotan ise enda ära. Et see on sama tähtis ka, et kehapsühhoteraapias on siis see autonoomia ongi üks arengu trauma etapp. Ja need inimesed, kellel see on hästi tugev, nende puhul on see, et nad ei julge suhtesse tulla ja päris ennast avada ja päris anda ennast sinna, sellepärast, et nad päriselt ka kaotavad kuidagi kontakti endaga. Nad ei oska hoida samal ajal iseendaga sidet ja teisega sidet. Just, et nii kui ma lähen ühendusse, ma kaotan tegelikult iseennast. Et mõlemad on olulised ja see, kuhu poole siis võiks suunduda, on see, et mul säilib kontakt iseendaga ja samal ajal suudan ma olla kontaktis kaaslasega. Ja see on nende jaoks natuke keeruline, aga seda saab nagu õppida. Ja õppida saabki seda sellisel juhul, et ma õpin kogu aeg tajuma iseennast, oma keha, oma piire, kus ma olen. Vajadusel ütlema, et ma praegu ei soovi siit kontakti, ilma et ma kardaks kaotada siis seda kontakti. Ja partner peab ka sellest aru saama, et kui ma tulen liiga lähedale, siis ta tõesti kaotab iseennast ja siis ta nagunii eemaldub. Sest selle autonoomia traumaga inimene, ta läheb nagu seest tühjaks, kui teda puudutada siis, kui ta seda sellel hetkel ei suuda vastu võtta. Aga siin on jällegi, kui me räägime nagu paarisuhte kontekstis, see on nii oluline, et see paariline, kes on suhtes siis autonoomilise struktuuri esindajaga, mõistab, et see ei ole temast seotud, et see, et ta tahab võib-olla hetkeks seda oma aega, et iseennast taas kogeda, see ei ole tingitud temast isiklikult. Et just, et tihtilugu, kui meil jälle puudub nagu teadlikkus, puudub nagu arusaam, et mida mu partner vajab, siis me võtame seda liiga isiklikult. Näiteks, kui ma ei teaks seda, siis ma võiks tunda, et ta ei armasta enam mind, et ta ei soovi minuga aega veeta ja et meie suhe on võib-olla läbi, eks ju. Aga kui ma saan aru, et ta vajab seda hetke, et iseendasse jälle tulla ja see ei ole minuga seotud, see annab ka mulle selle turvatunde. Ja, sest muidu ma mõtlen, et ta tõukab mind eemale, ta ei taha mind. Sellepärast, et võib-olla kui mina olen see sümbiootiline, siis mina vajan seda puudutust ja kontakti, siis mul on hea olla. Aga tema läheb vastupidi kehast tühjaks, sest ta kaotab ennast ära, tal on hoopis teine koht praegu. Ja kui see tulebki nagu välja, siis ma saan sellega arvestada. Ja muidugi, kui see autonoomse struktuuriga inimene siis ise ka teab, et see on, siis ta saab selle märku anda, et ma hoolin sinust, sa oled mulle oluline, aga ma pean korraks võtma selle aja. Ta paneb turvaliselt selle piiri, sa oled mulle tähtis, las ma natukene olen omaette, ära praegu puuduta. Ja siis, kui ta leiab selle iseendas, selle keha tunde ülesse, siis kui ta on iseennast üles leidnud ja siis ta tuleb, et saab puudutada, siis ta ei lähe kaotsi nagu enda seest. Aga see on nii oluline, et selle juures on see kommunikatsioon. Isegi näiteks, kui me saame aru, milline on meie paarisuhte dünaamika ja milline on minu partner, ma vajan seda, eriti naised, oled sa nõus? Eriti me naistena vajame oma kõrvadega kuulda seda, et tegelikult on kõik hästi ja tegelikult ma armastan sind. Lihtsalt ma pean korra minema või ma pean korra seda tegema, et jällegi alati me jõuame selleni või vähemalt kui me räägime ka, teeme näiteks paaridele koolitusi, siis kõige olulisem on, et me kommunikeerime neid soove, neid vajadusi või neid tundeid, et
teine partner tunneks ennast turvaliselt. Et see on hästi oluline. Kas õpetad ka paaridele, kes sinu juurde jõuavad, seda kommunikatsiooni olulisust? Jaa, aga siin on vaja seda mõista, et kui siis inimene, kes on siis rohkem selline nagu endasse tõmbunud ja ta tajub, et teda rünnatakse või ta ei ole piisavalt hea, siis tal on hästi raske sellel hetkel midagi öelda. Nagu kurk oleks nagu kinni pigistatud, ta saab aru, et ta peab midagi ütlema, aga ühtegi sõna ei tule suust. Lihtsalt ta on nii palju kogenud, et ta ei ole piisavalt hea, et tal ei tule sõnu. Et võib-olla mõni inimene tunneb siin ennast ära. Jah, ma tean, et ma peaksin praegu ütlema, aga mul on lihtsalt nii raske, mul on nii ebaturvaline, ma tahan siit võimalikult ruttu ära, sest ma ei suuda siin olla. Või kui ma olen siin kohal, siis ma lihtsalt nagu justkui kaon kehast ära, mul ei ole enam kehaga kontakti. See on see koht, kus öelda kaaslasele, et mulle on praegu seda liiga palju ja ma pean korraks saama eemale. Sellepärast, et muidu, siis vahest on see, et ta mingil hetkel, kui ta on nii nurka surutud, hakkab ta ka karjuma või halvasti ütlema või ta lihtsalt tal ei tulegi midagi välja. Et siis tuleb seda ka aktsepteerida, et teine inimene praegu ei suudagi midagi öelda. See on ka oluline. Aga jah, kui vähegi võimalik, siis öelda seda, tead, ma praegu ei suuda sellest rääkida, ma olen praegu endast väljas, võtame väikse pausi. Kas või 15 minutit, ma lähen jalutan väljas korraks, ma tulen endasse tagasi, sest see on see lõhestuva struktuuriga inimene, kes päriselt ka intensiivses olukorras, sa võid ükskõik, mis ta käest küsida, ta ei suuda rääkida sellele. Ja, et see on ka hästi oluline, et me mõistame, milline see tüpaažilt inimene on. Ja võib-olla nii oluline on nagu ka rääkida sellest, et paari suhtes tekivad erimeelsused, tekivad tülid, tekivad arusaamatused, et meile meeldib öelda ka sellistes olukordades, et turvaliselt tülis. Et on täiesti okei olla vahepeal tülis, on täiesti okei olla eri arvamustel. Et tihtilugu ju isegi mõned paarid ütlevad, et me kunagi ei tülitse. Et kas see on üldse okei? On paare, kes tegelikult ei tülitsegi. Neil kuidagi mingid asjad laabuvad kuidagi iseenesest. Ma olen näinud nii palju erinevaid paare ja ma vaatan tõesti, see toimibki kuidagi. Aga neil tulevad võib-olla mingid teised teemad. Näiteks kui sa praegu selle tõid esile, siis ma tooks võib-olla ühe vajaduse veel esile. See on see põnevuse vajadus. Neil kõik toimib nii hästi, nad on nagu sellised sõbrad, nad suudavad väga hästi lapsi kasvatada, süüa teha, maja ehitada praktilistes asjades, nad mõistavad teineteist. Ja seal läheb nagu justkui mõnikord mingi selline põnevus või seksuaalsus kaotsi. Ja kõik ongi nii hästi, nad võivad minna lahku ilma ühegi tülita, sellepärast, et me oleme lihtsalt parimad sõbrad, aga ma ei taha sind seksuaalselt puudutada, sest ka see võib olla mõnikord, et lihtsalt lood on hästi erinevad. Ja tegelikult see on nagu ülioluline, et me paari suhtes on see polaarsus, meil on see tõmme, et isegi kui see tüli tekib, siis seal on mingisugune energiaplahvatus, mis toimub, mis on vaikselt kuskil all niimoodi hõõgunud ja nüüd see klaas sai täis ja siis toimub see plahvatuseks ja see on tegelikult energia ju. On küll, aga jälle, kuna ma olen nii palju erinevaid paare näinud ja ma iga kord imestan, et niimoodi võib ka. Ja tegelikult näiteks kui mõlemad ongi sellised nagu siis nii-öelda need varajased faasid, et mõlemad seal ei tulegi plahvatust. Meil on kõik selline vaikne, rahulik, nad suudavad asju lahendada mitte intensiivselt, rahulikult ja nad saavad lahendada hoopis teistmoodi. Ja mõnel inimesel on vaja seda plahvatust. Et me oleme erinevad. Aga ütle mulle, ma korra tahaks lihtsalt teada, et kui tulebki selline paar, kellel ongi kõik, tülisi ei ole, kõik argipäev toimib, kõik on väga ilus, me nagu oleme ühele lehel, mõistame teineteist, meil on ühised väärtused, aga kas siis ühel hetkel tõesti nad tunnevad, et see elu on igav? Võib olla küll, ja kui nad tulevad, siis ilmselt mingi probleem neil on. Vahest see võib, see miski lihtsalt kuidagi kaob ära ja nad ütlevad, et midagi nagu ei olegi valesti, aga lihtsalt nagu mingi elusus võib olla puudu. See võib olla ka, et see põnevuse pool või see elususe pool.
kas nende inimeste, nende paaridega saab seda elusust või seda põnevust tuua tagasi paarisuhtesse? On sul mingeid häid nippe, võib-olla kui keegi praegu ka kuulab, et meil on ju ideaalne suhe, et me võiksime siin 30 aastat veel niimoodi mõnusalt teed juua ja muru riisuda, aga ühel hetkel teatud vanuses ka, kui sa tunned, et elu läheb edasi ja ma tahaks nagu elult veel kogeda, midagi veel kogeda, et siis kuidas seda põnevust või seda elusust sinna tuua? Ma kõigepealt annan ühe skaala, mis on hästi hea, et kui ühel pool on turvalisus ja teisel pool on siuke põnevus, ja võib-olla seal teisel pool on siuke ekstreemne põnevus, et mis seal nagu mingi väga üle piiri minek. Et kus kohas mina praegu tunnen, et mina olen, kui on skaalal näiteks 1–10, et kus ma praegu tunnen, et ma olen sellel skaalal ja kus ma tahaksin olla. Et neid asju vaadata ja partneriga neid skaalasid võrrelda, et võib-olla üks tunneb, et ta vajab rohkem seda põnevust ja milles see siis väljendub. Kas see väljendub rohkem mingites põnevates seksuaalsetes tegevustes või siis mingites põnevates mägimatkades või see, et me õpime uut asja või me teeme midagi, mis ei ole siuke tavapärane, milles see väljendub, see võib olla hästi erinev asi. Ja võib-olla mõni jälle tunneb, et selleks, et ma saan tulla sinuga mingisugusele ekstreemmatkale, on mul vaja siin kohas veel seda turvalisust. Et vaadata, et kus ma põnevuse ja turvalisuse skaalal olen. Aga üks nipp, mis paljudele meeldib, on see, et on oluline, et on üllatus, et ma ei tea, kuhu ma lähen. Et eriti näiteks, kui on väikeste lastega pere, et siis mul ei ole igal õhtul aega kuhugi minna. Ma peangi organiseerima lapsehoidja ja näiteks ongi üks õhtu kuus. Et siis saab kokku leppida näiteks, et üks võtab ühe kuu ja teine võtab teise kuu, organiseerib selle üllatuse, aga ta ei ütle, kuhu me täna läheme. Ja siis lihtsalt on teada, mis kuupäeval, mis kell. Et isegi võib-olla võib öelda, mis riided selga panna, aga ma olen ka kuulnud seda, et osad paarid teevad niimoodi, et kui nad koos elavad, et siis ma näiteks, kui me läheme spaasse, et ma saan ise talle ujumisriided kaasa võtta, et ma ei peagi talle ütlema, et me läheme spaasse. Ja seda on nii põnev oodata, eriti kui ma ei tea, kuhu ma lähen. Mul tuleb meelde üks paar, kellega ma tutvusin Baalil, Eesti paar oli, kellel oli ka, ma ei mäleta, kas 2 või 3 väikest last. Ja siis nad olid oma kaaslasega, see naine jagas mulle otsustanud, et nad teevad iga kuu korda mööda üllatusi. Ja nad olid vist teinud lausa aasta aega ja see naine ütles mulle, et nende suhe on täielikult muutunud ja et nad tegelikult päriselt põnevusega ootavad seda üllatust. Ja just see on ka hästi oluline, et ükskord teeb üks paariline, teinekord teine, sest tihtilugu ma kuulen ka naistelt, et mina kõike organiseerin. Kõik reisid, kõik, ma ei tea, kultuuriprogrammi, kõik ja siis ta tunnebki, et lõpuks on nagu püksid minu jalas, et ma tegelikult ootan, et ka minu mees tuleks ja looks mulle selle, et ma saan lihtsalt tõesti panna oma mantli selga ja ma ei tea, kuhu ma lähen. Et tegelikult ju, kui me räägime, et kuidas seda paarisuhet värskendada, ei ole sinna vaja nagu mingisuguseid imenippe, need on ju väga väikesed asjad, millest alustada. Ja kui me selle asja siin nüüd vaikselt kokku tõmbame, siis nii nagu sa ütlesid, et just, et ei ole nagu mingid imenippe, et me alustame väikestest asjadest ja kui sa praegu seda kuuled ja mõtled, et kust ma siis alustame, mida ma alustan, millele ma selle tähelepanu toon, siis sa nii ilusti, Janne, ütlesid, mis mul väga meeldis, et alusta ühest asjast. Vali see üks asi, mis on kõige olulisem. Ja tee sellega 6 aega tööd ja tehke mõlemad sellega tööd. Ma annan siia veel ühe nipi. Eriti siis, kui sa veel oled selline nõudlik tüüp ja sa tunned, et ma nüüd väga seda tahan, aga ma ei tohiks ju öelda sellepärast, et siis ta tunneb võib-olla, et ma survestan teda ja siis ta ei taha üldse mulle anda, tõmbub eemale. Et siis anna talle valik, sellepärast, et partneril on vaja valik. Et kui ma näiteks tunnen, et ma tahan, minu jaoks on oluline, et ma oleksin tähtis ja see väljendub näiteks selles, et partner ütleb mulle, igal õhtul küsib mu käest, et kuidas mul päev läks, siis ta ütleb mulle ilusaid sõnu ja siis, ma ei tea, ta saadab päevas ühe sõnumi selle kohta, mida ta minu kohta mõtles. Et siis ma annangi oma partnerile 3 valikut, sest partneril on oluline, et ta saaks valida, et näed,
et see väljendub minu baasvajaduse täitmine selles ja sina võid valida, mille sa võtad. Ja kui inimene saab valida, siis tal säilib tema autonoomia ja siis ta saab sealt valida. Ja kui ta ütleb, et kuule, mul on nendest 3 raske valida, äkki sa saaks seal veel mingeid muid valikuid anda, et siis võib vaadata. Oluline, et see, kes annab, tal tekib tunne, et tema saab ise ka valida, kuidas ta annab. See on väga oluline, väga oluline koht, sest tihtilugu just ongi see nõudlikkus, et tee niimoodi. Aga kui me anname rohkemaid valikuid ja ma valin selle kõige meelepärasema, et oma partnerile head meelt valmistada, siis see on ju imeline, et ma austan ka oma partneri eripärase. Ja mis on siis veel oluline, on hästi tähtis see tänulikkus. Et ma panin tähele, et sa tõesti tegid seda, mida ma palusin sinult. Sest kui teisel poolel on veel eriti see tunne, et ta ei ole piisavalt hea, siis ta vajab sinna tõesti seda märkamist ja tänu. Ja neid teemasi on väga palju ja seda võiks seda vestlust pikalt jätkata, aga jah, et võib-olla me tõmbame praegu siin kokku, et me rääkisime siis baasvajadustest ja vajadustest, mis on rahuldamata ja kuidas siis mõista iseennast ja oma paarilist, et mis on minu jaoks kõige oluline ja mõista ka seda, et kui me alustame väikeste muudatustega, siis see võib viia väga suurte transformatsioonideni. Nii et kõik on võimalik ja kui sa tunned, kes seda kuulas, et võib-olla sa vajad nõu ja vajad võib-olla välispeegeldust, siis mina küll soovitan, et Janne on pikaaegsete kogemustega baariterapeut, kes saab peegeldada ja näidata neid kitsaskohti paari suhtes. Ja Bella teeb väga huvitavaid paaridele kursuseid, kus tegelikult saab ka läbi kehatöö üksteist leida, et see ei pea olema alati verbaalne, vaid läbi keha võib üksteist leida ja selle uue põneva armastuse või sügavama läheduse samamoodi. Ja midagi uut kogeda ja jälle avastada, et näed, et me saame ka niimoodi lähedust kogeda, nii et tunneta, mis on sinu jaoks oluline ja võta need esimesed sammud ja tee need muudatused, nii et igal juhul kallid paarid, olge hoitud ja soovime teile teineteise mõistmist ja julgust rääkida ja jagada oma vajadusi ja soove, et siis ka sinu paarile mõistab sind paremini. Aitäh teile! Aitäh!